Ajalooline Gaza rahuleppe või järjekordne illusioon. Trump teatab, et Hamas on nõustunud täieliku relvitustamisega. Aga mida ütleb Hamas? Ja Euroopa migrantide kriis plahvatab, kui 50 000 migranti tulvab Hispaania linna Ceutasse. Me arutame seda kõike The Quadi saates. Tere tulemast tagasi kõik The Quadi saatesse. Ja jah, ma olen tagasi riigis. Suur tänu minu imelistele kaassaatejuhtidele, kes kandsid saadet edasi kogu selle kuu, mil mind polnud. Meil on hea meel taas teiega olla. Nüüd Valge Maja teatab ajaloolisest kokkuleppest, seda nad ütlevadki. Täna jõudis rahunõukogu ajaloolise kokkuleppeni Hamasi ja kõigi teiste relvastatud rühmituste täielikuks desarmeerimiseks Gazas. See on murranguline samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas. Aga mida ütleb Hamas? Vaata seda. Me rääkisime raskerelvade hoiustamisest rahvusliku komitee vastutuse all. Punkt ja kogu lugu. Me ei rääkinud ühestki muust sõnastusest, ei relvitustamisest ega millestki muust. Küsimus maa vabastamisest, okupatsioonist ja küsimus Palestiina rahvusliku ühtsuse ülesehitamisest. Need on teemad, millega me töötame ja mille me jätkame tegelemist. See oli Ghazi Hamad ja kas ameeriklasi mängitakse jälle üle? Naised, enne kui me sellest rääkima hakkame, vaatame, milles see kokkulepe seisneb. Nii et see ongi see kokkulepe, eks? Te loobute raskest relvastusest, teisisõnu rakettidest. Okei, rakettidega on meil juba hästi. Neid polegi enam eriti alles. Ja pole nii, et Iraan saaks neid praegu uuesti varustada. Aga neil võivad jääda kaitserelvad, mille hulka kuuluvad Kalašnikovid ja RPG-d. Mida me siis täpselt silmas peame, kui nad ütlevad, et see on desarmeerimine? Kas see on järjekordne kosmeetiline kokkulepe, kus jah, te peate taanduma enne, kui me tegelikult midagi teeme, aga tegelikult me ei tee midagi. Ja neile antakse amnestia, et jääda sektorisse. Nii et põhimõtteliselt jäävad terroristid sektorisse koos kaitserelvadega. Mida me siis tegelikult teeme? Ja see kõlab väga sarnaselt teistele asjadele, mida me läbi elame. Emili, ma tahan sinu poole pöörduda. Mida see kokkulepe, kui see tõesti on kokkulepe, sinu jaoks tähendab? Absoluutselt mitte midagi. Ma arvan, et see on sama muster, mida oleme Gaza sektori puhul aastaid näinud. Ma ei usu, et seda on võimalik jõustada ja ma ei usu, sellepärast me ei näinud ka Iisraeli poolelt isegi esialgset vastust. Enne kui võib-olla alles 48 tundi pärast seda, kui Valge Maja selle välja kuulutas. Sest me teame, et nad ei kavatse seda teha. Me teame, et nad ei kavatse relvi maha panna. Nii et kogu see ettevõtmine on lihtsalt mõttetu. Ja kahjuks oleme näinud, et president Trump teeb seda üsna sageli, kui tundub, et ta ei tea, mida muud teha. Ma mõtlen, et Hamas lükkas juba esimesest päevast alates, kui ta esitas 20-punktilise plaani relvitustamise tagasi. Nad lükkasid laiali saatmise tagasi. Ja me oleme endiselt täpselt samas olukorras, kus olime siis, kui see välja pakuti. Nii et tegelikult pole siin kohapeal midagi muutunud. Ja vabandust, aga neile amnestia andmine ja mitte ainult see, et nad annavad ära tead küll raske relvastuse, aga nad ei vii seda isegi Gazast välja. Seda hakkab kontrollima mingi uus Palestiina tehnokraatlik võim Gaza sektoris. Me oleme seda täpselt sama asja varemgi teinud. Mis sa arvad, mis UNIFIL oli? Rahvusvaheline rahuvalvejõud. Me oleme seda varem teinud. Miks me seda jälle teeme? Sama asja tehakse ikka ja jälle, oodates teistsugust tulemust. Täpselt nii. Nagu ma ütlesin, see on vaid kosmeetiline. Aga vaata, teisest küljest kas sa mäletad, kus me olime eelmisel aastal samal ajal? Pantvangid olid endiselt Gazas. Ja Trump teatas, et toob nad koju. Ta justkui sundis selle juhtuma. Ja nad tulid koju nende samade halbade riiklike tegijate nagu Katari, Türgi ja Egiptuse kaudu. Nii, et sul on need riigid, kes toetavad niinimetatud Hamasi. Ja me teame, et see on farss. Me teame seda. Aga teisest küljest nii saimegi pantvangid koju. Ei, Shoshana. Sa tood tegelikult välja huvitava mõtte, eks? Emil ütleb, et me just tegime seda. Mis vahe on? Jah. Tal on õigus. Jah, see, mida sa ütled, on tõsi. Hamas ei muutu, aga inimesed, kes varustavad Hamasi relvadega ja need, kes rahastavad Hamasi, kui me katkestame nende toetuse, siis Hamasel pole enam midagi. Nii et võib-olla just see ongi see, mis muutub, eks. See võib olla see tegelik muutuja, mida saab muuta, et saada sama olukorra puhul teistsugune tulemus. See võib olla nii, eks, kui sa vaatad mitte maletajateks, kui sa vaatad malelauda, tead, sa ei vaata ainult eesliini nuppe. Sa pead mõtlema ka sellele, kes on nende taga ja kes neid toetab. Ja päeva lõpuks on ettur lihtsalt
pettur, kui teda ei toeta teised nupud ja see, mida nad teha suudavad. Ja kui keegi mängib suuremat mängu ja mõtleb sellele, kes suudab relvastada Hamasi, kes suudab neid aidata ja nad mängust välja võtta, siis võib tulemus olla hoopis teistsugune. Ma arvan, et probleem on. Jätka, Emil. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma arvan, et probleem siin on, ma olen sinuga nõus, Shoshana, ma olen sinuga väga nõus, kuid samas me ei tegele ka inimesega, kes on Hamasi taga ja see on Iraani Islamivabariik. Ma tean, et me oleme ka selle üle vaielnud, aga see on sama asi. Vähemalt praegu, selle põhjal, mida me praegu teame, president Trump ei võta samme nende vastutusele võtmiseks ja rahvusvaheline kogukond samuti mitte. Seega ei saa me oodata, et midagi muutuks Hutide, Hamasi, Islami Džihadi, Hezbollah või IRGC puhul, enne kui oleme valmis sellele otseselt vastu astuma. Me ei saa mõlemat pidi. Mingil hetkel peame ühe või teisega otseselt tegelema. Täpselt, ja isegi kui nad on nõrgestatud ning isegi kui nad on praegu liiga hõivatud oma enda sõjaga, et Hamasi relvastada, siis minu probleem on, kes need riigid on. Meil on Türgi, me kõik teame, et neist on nüüd saanud moslemi vennaskonna käsivars NATO-s. Nende ambitsioon on taastada Osmanite impeerium. Katar, me kõik teame, et nemad on selle mürgi rahastamise allikas. Egiptus, neil on oma probleemid. Nad on ehitanud 6 müüri, et eraldada end Hamasist ja Gaza sektorist. Kui just need riigid Hamasi survestavad, siis okei, me saime pantvangid koju, see on suur asi, eks, aga need riigid ei ole sugugi eriti huvitatud sellest, et moslemi vennaskond Gaza sektorist kaoks. On ju, nii. Aga siis, kui me seda ütleme, võib-olla, täpselt nagu sa ütlesid malelaua kohta, kui me vaatame seda, kui sammastel põhinevat süsteemi, eriti praegu, arvestades seda, mis toimub Iraanis ja mida tuleb lahendada seoses IRGC-ga. Hamas on justkui muutunud väiksemaks kurjuseks suuremas kurjuse kogumis, sest praegu tuleb tegeleda kuningaga endaga ja kõik nad kuuluvad selle alla. Nii et ma arvan, et võib-olla kui see osutub tsiviilasjaks, kus inimesed, kes tegelikult ei tea, mis toimub, aga keda on manipuleeritud, kui sa tegelikult lähened sellele otse, rünnates kala ja määndades seda ülevalt, nii et see veritseb ja näitab kõike muud, siis võib-olla on see mingi taktika, ma ei tea. Ma ei tea, aga ma loodan, kui ma vaatan seda niimoodi, siis meid ümbritseb nii palju kurjust. Aga ma arvan ka, et praegu rahvusvahelisel tasandil on üks kurjus, mis toidab iga osa. Nii, et ma mõtlen, me teame, et see on Mao pea ja me teame, et kindlasti on Hamas nõrgenenud. Ja minu arvates on asi nii. Tulemas on veel üks talv. Ma tunnen end nagu droonide mängus. Talv on tulekul. Me oleme sõna otseses mõttes. Droonide mäng. Me oleme droonide mäng ilma draakoniteta. Ja meil on mõned inimesed, kes saaksid draakonitega tegelikult hästi hakkama. Aga me oleme droonide mängus ja nad ei saa lubada, et 1 miljon inimest elab veel ühe talve telkides. Nii mina seda näen. Ja nad tahavad tuua raha ülesehituseks. Aga nad ei saa jätta ülesehitust Hamasi hooleks. Nii et nad peavad ainult näo pärast teesklema, et Hamas ei ole enam võimul. Nii, mina seda näen. Ma arvan, et see ongi asi. Me peame sinna raha tooma. Me ei saa inimesi telkidesse jätta. Ma pandan, kui kõlan üleolevalt ja ma ei mõtle seda Gazas elavate inimeste suhtes halvustavalt. Aga miks me muretseme Gaza inimeste pärast, isegi kui 1 miljon neist elab talvel telkides? Kui sul on 92 miljonit inimest, kes elavad islamistliku, terroristliku diktatuuri all, kes muideks pole elektrit, vett ega muid eluks vajalikke asju Iraanis. Ja seda kõike režiimi tõttu riigis, mis on algusest peale olnud rikkalike ressurssidega. Miks nemad ei loe? Aga 1 miljon inimest Gazas äkki loevad? Selle teema silmakirjalikkus on lihtsalt hullumeelne. Minu jaoks, muidugi nad loevad. Tead, mis oli minu jaoks tõeliselt uskumatu, oli see, et kui Ameerika viimase 2 nädala jooksul Iraani ründas, aga Iisrael polnud seotud, ma luban sulle, ma reisisin ringi. See jõudis vaevu rahvusvahelistesse uudistesse, kui Iisrael polnud seotud. Ma tean, et me ikka ütleme, kui pole juute, pole uudiseid, aga minu jaoks ei saanud see olla ilmse. Ma olin Ameerikas ja ma olin Euroopas, eks, ja ma panin kogu aeg peale peamised, tead küll, peavoolumeedia kanalid. Inglismaal kajastati seda vaevu Ühendkuningriigi meedias. Ameerikas oli see nagu 3. uudis. See on täiesti nii. Ja nii, Emily, kuidas sa saad arvata, et 92 miljonit inimest, keda Iisrael praegu ei ründa, saavad mingitki tähelepanu võrreldes 1 miljoni inimesega, kes on Iisraeli piiril.
düstoopia, milles me praegu elame ja just sellepärast peegeldab see täpselt seda, mis toimub Iraani Islamivabariigis. nii et nädalavahetusel, eks me kõik olime valmis. Stardivalmis, relvad laetud ja valmis, nagu president Trump ütles. Kuula, sõdurid kutsuti selles riigis reservteenistusse. Kõik on ärevil. Nad avasid kõik avalikud varjendid. Mu tütar pidi minema külla sõbrale, Betchworthi. Mu abikaasa pani autosse joogamati, juhuks, kui ta peaks keset teed peatuma ja põrandale pikali heitma. Nii me elamegi, inimesed. Saudi Araabia palus mul seda teha. Araabia Ühendemiraadid palusid mul seda teha ja Tatari poolt ja Iraani poolt. Me olime kõik valmis minema. See on umbes praegu just sel hetkel. Ja see oleks olnud tohutu rünnak. Meil on kõik valmis minekuks. Aga kui liitlased palusid selle ära jätta, sa pead nagu ütlema, et vaatame. Ja põhjus, miks nad küsisid, on see, arvavad, et on mingi kokkulepe. Iraan palus neid samuti väga tungivalt tegelikult. Nad ütlesid, et tahaksid kokkulepet teha. Nüüd tead, ma ei tea, mida nad ütlevad, sest tihti nad ütlevad mulle nii ja siis lähevad edasi ja ütlevad, et me ei tea, millest räägib. Ja siis ärgame hommikul üles mitte midagi. Miks? Sest ilmselt oleme tagasi heade läbirääkimiste juures režiimiga, mis ei saa muutuda ega taha muutuda. Nad on skorpionid. Nüüd, ma ei usu, et keegi siin selles mängus oleks rumal. Ma arvan, et siin käib üks mäng. Ja see mäng on järgmine. Trump peab seda venitama kuni vahevalimisteni, sest sõda ei tule talle valimistel kasuks. Ja Bibi vajab valimisteks sõda, sest ma ei usu, et tal praegu väga hästi läheb. Tulemusi pole, vähemalt mitte selgeid tulemusi. Ja ma arvan, et see ongi see pinge, mis praegu toimub. Ja Trump on muidugi suur riik, tema võidab. Ja muidugi Islamivabariik iga kord, kui nad saavad aega juurde võita, see ongi nende mänguplaan olnud. 47 aastat. Nii et jälle, meil on kokkulepe, mis pole tegelikult kokkulepe. Meil on läbirääkimised, mis pole tegelikult läbirääkimised. Ja kuidas see kõik lõpeb või mängime me kõik lihtsalt aja peale. Emily, sina oled kontaktis tegelike iraanlastega koha peal. Tegelikult, Emily, sa oled nüüd IRGC mustas nimekirjas. Kui keegi, kellega iraanlased ühendust võttes, võivad nad 5 aastaks vangi minna. Nii et palju õnne, Emily. Sa oled nüüd IRGC jaoks huvipakkuv isik. Mida räägivad Iraanis elavad iraanlased sulle oma praegusest olukorrast? No see on täiesti kohutav. Ma mõtlen, et kõige pakilisem probleem, mis neil on see, et neil puuduvad elementaarsed ressursid. Inimesed ei saa endale toitu lubada. Inimestel pole terve päeva jooksul elektrit. Ma mõtlen, see on väga-väga kolmanda maailma olukord. Ja ma tuletan inimestele meelde, neile, kes tegelikult ei tea. Iraan ei ole nagu Afganistan või mõned teised kaugemad paigad. Iraan on kõrgelt arenenud, kõrgelt haritud riik. See ei ole maha jäänud, eks. Hoolimata nende valitsusest ei ole see üldse maha jäänud. See on väga-väga arenenud. Ja olla olukorras, kus sul äkitselt pole elektrit või vett, on hullumeelne. Peaaegu kujuteldamatu, võrreldav, ma ei tea, Prantsusmaa või midagi sellist. See lihtsalt ei juhtu, selleks ei ole mingit põhjust. See ongi peamine probleem. Aga asi on selles, et nad on tõesti lootuse kaotanud tänu Trumpile. Selle tõttu, kuidas ta on sellega toime tulnud. Ja ma olen sinuga nõus, poliitiliselt on teatud tegurid, mida ta peab arvestama. Ilmselgelt peab ta leidma viisi, kuidas vahevalimistest läbi tulla. Sellel ei ole lihtsat lahendust. Aga selle kõrvalmõju on see, et olukord Iraani rahva jaoks on veelgi kohutavam. Ja just täna hommikul ja eile hukati 19-aastane, täna hukati veel 2 kodanikku ja mõlemal juhul nad olid kõik inimesed, kes protestisid jaanuaris. Ja täna need 2, kes hukati, süüdistati Iisraeli heaks spioneerimises, mida nad muidugi ei teinud. Ma mõtlen, see on lihtsalt see, mis toimub, on lihtsalt ennekuulmatu. Ja see on tõesti kurb, et rahvusvaheline kogukond ei võta seda tõsiselt, sest ma arvan, et kui meil oleks ühtsem rind, ja ma ei mõtle isegi sõjaliselt, me võiksime tõenäoliselt näha teistsugust reaalsust. Või vähemalt palju suuremat survet mõnedele neist inimõiguste küsimustest. Me teame, et kui rahvusvahelise kogukonna poolt on palju juttu ja survet Islamivabariigi suhtes, siis alati, kui on ees ootavaid hukkamisi ja praegu on ees ootamas 10 hukkamisi, on teada, et nad on mõnikord taandunud või mõnikord mõne neist hukkamistest edasi lükanud, aga praegu seda ei juhtu. See ongi nende peamine mure. Nad püüavad leida viise, kuidas tänavatele tagasi minna, kuid kõige tähtsam on nende enda füüsiline turvalisus ja heaolu. Olgu selleks siis toidulauale panemine või protestima minek ilma, et neid nende enda, tead küll, julgeolekujõudude poolt maha lastaks.
ja mitte ühtegi neist hukkamistest ei teatata kunagi. On need 19-aastased, need kaunid 18-aastased noored. Mida nad tegid? Üks võttis oma hidžaabi peast, teine laulis avalikult. Teisele inimesele esitati väljamõeldud süüdistused spioneerimises. Ja see ei jõua uudistesse. Ei, ja iroonia on sellest, et räägitakse 18 ja 19-aastastest üle maailma. Nemad on mõjutajad. Nemad on need, kes köidavad miljoneid inimesi. Miks nad ei räägi nende inimeste eest, kes võiksid olla nemad, kui nad oleksid sündinud Iraanis? See on minu jaoks väga kurb, tead. Ja ma tavaliselt ei näe eriti tihti Miss Rachelit, aga sel nädalal nägin teda Threadsis. Ja ta ütles, kas Iisraelil on PR-probleem kõik suurtähtedega? Ei, Iisraelil on genotsiidi probleem. Ja ma mõtlen, nad on tõesti hullud. Nagu neil on kinnisidee ja see platvorm, mis neil on, saaks tõesti nende inimeste heaks kasutada. Tõesti võiks, aga nad ei tee seda ja neid ei huvita. Asi on selles, et see ei juhtu, sest see ei tõmba tähelepanu. See ei ole tõe rääkimine. See on tuntuse ja raha teenimise pärast. See on pettus. Ja kui sotsiaalmeedia võttis hariva või poliitilise hoiaku, eriti nägime seda juhtumas 2020 aastal, eriti TikTokis, kui TikTok plahvatuslikult kasvas. Kõik olid nii hõivatud, istusid kodus luku taga, jõid veini kell 7 hommikul ega teadnud, kas maailm lõpeb ära. Ja siis muutus see tantsimisest propagandaks kõige õõvastavamal moel. Ja kui sul on inimesed, kellel pole midagi muud teha ja nad on luku taga ning sa mängid neile sama asja ikka ja jälle, siis hakkavad nad sellest rääkima ja teevad selle töö nende eest ära. See oligi kogu aeg plaanis. Kogu aeg. Me elame sõna otseses mõttes 1984 maailmas. Ma tegelikult ütlesin, ma arvan, et see oli sulle, Emily, alles hiljuti. Ei, ma ütlesin Eevile, et asi läheb nii hulluks, et isegi antisemiidid ütlevad, see liiga palju. Olen viimasel ajal vaadanud Nick Fuentesi, vaatan, mida mu omad räägivad ja mõtlen, et vist olen nüüd juutide poolt. Yeah. Ma arvan, et isegi mina nägin seda kummalist vestlust Norman Finkelsteini vahel, kellega olen debatil kõrvuti istunud, ja Hassan Baikeriga, kes rääkis Norman Finkelsteinist, öeldes, ma arvan, et juudi viha on muutumas liiga suureks. Siil on probleem. Ja see, mida nad ütlevad, ning see katse nüüd süüdistada Iisraeli kõiges. Tead, juba see, mis on juhtunud, on piisavalt kohutav. Aga nüüd ma arvan, et see on muutunud, see on läinud kuidagi üle piiri. Kui paadunud antisemiit, see, kes tule algatas, on mures selle pärast, kui palju see levib. Kas see hakkab põlema? Asjad on halvad, aga räägime sellest, kui halvad asjad on põhjas. Teate, et ma olen Gibraltarilt. Kui ma vaatan oma aknast Gibraltaril välja, siis näen Ceutat. Ceuta on, nagu te kõik teate, viimase nädala jooksul olete kõik teada saanud, Hispaania enklaav Põhja-Marokos. Ja seal on veel üks nimega Melilla. Ja kogu Hispaania, Maroko, kogu Põhja-Maroko oli pikka aega Hispaania oma. Minu ema sündis Lalarache, mis on väike Hispaania linn. See oli enne Maroko iseseisvumist Hispaania koloonia. Siis sai sellest osa Marokost. Tangeris räägivad kõik hispaania ja prantsuse keelt. Nii et kogu Põhja-Maroko oli mingil hetkel Hispaania oma. Ja siis jäid alles need kaks enklaavi. Ja tead, paljud inimesed, ja ma pean ütlema, et paljud inimesed ütlevad, me ju ütlesime teile. Ja jah, me kõik tunneme, et Pedro Sánchez on tõbras, ta on selles saates juba 4. korda tõbras, me kõik vihkame teda. Aga Ceuta on 80 000 elanikuga linn, kellel on Hispaania kodakondsus. 50 000 inimest tungisid sinna sisse. Nüüd paljud inimesed süüdistavad siin erinevaid osapooli, aga džihadistid on olemas ka Marokos. Maroko kuningas pingutab väga, et neid ohjeldada. Ausalt öeldes on Maroko olnud Iisraeli sõber viimastel aastatel. Nad allkirjastasid Abrahami kokkulepped. Nad lubasid Iisraeli relvalaevadel sadamasse tulla, kui Hispaania ütles ei. Olgu. Ja nii me kõik, see on nüansirikas konflikt. Ja me tahame, et meie konflikti vaadataks samuti nüansirikkalt. Palun, olgem kõik vastutustundlikud. Tänni tänon, kui rumal saab olla, et hakata nüüd poolt Hispaania elanikkonnast enda vastu pöörama, kui mitte enamaga, kes tegelikult on seisnud Iisraeli poolt oma enda valitsuse vastu. See, mis juhtus, oli hullumeelne, oli hirmutav ja see oli Hispaania võimude süü, sest nad olid nõrgad ja teatasid, et annavad amnestia miljonile migrandile. Ja džihadistid kasutasid seda ära ning lõid selle liikumise, et neid sisse suruda. See polnud spontaanne.
selles polnud midagi spontaanseid. Ja nagu ma ütlesin, jah, Euroopa saab seda, mille eest me oleme neid hoiatanud. Aga mul on inimestest, kes on öelnud, et see on üle ujutatud, väga kahju. Ja kui sa tahad rääkida rumalusest, kas sa nägid seda tüdrukut, kes seal seisis? Lihtsalt vaata seda. See on lihtsalt hullumeelne. See noor naine seisab lõhutud piiril, teeb pilti, filmib videot ja ütleb, tere tulemast, migrandid, tere tulemast. Migrandid. Ja. teda pole nähtud 24 tunni jooksul. Jah, enesetapuline empaatia, issand, see on kurb. See on klassikaline juhtum. Tema pere pole temast kuulnud. Tema telefonile ei vastata. Ta läks koos mõne migrandiga, et neile midagi näidata, mida nad palusid tal näidata. Ja ta on kadunud. See ei ole nali. See on tõsine. Pedro Sanchezi puhul on ainus asi, mis mulle rõõmu teeb, et ülejäänud Euroopa on sulle öelnud, et sa käitud vastutustundetult ja me kavatseme sind Schengeni lepingust välja jätta, mis on vaba liikumise kokkulepe. Ja loodetavasti ma pole kunagi näinud Pedro Sanchezi nii, et tema libe naeratus oleks näolt pühitud, nagu ma teda nüüd nägin. Aga see oli päris hirmutav. Ma arvan, et üks hirmutavamaid asju, mida inimesed ei mõista, on see, et nad on ühe riigi demoniseerinud. Jaa. Ja nad kasutasid seda, nad muud kui norisid Marokot. See ei olnud nüansirikas vestlus, kus öeldi, et see võis olla sissepääsupunkt. Aga nagu sa ütlesid, need on džihadistid. On nii suur lõhe inimeste vahel, kes ei mõista Aafrikat. Ja sinna hulka ma Marokot kunagi ei liigitaks. Põhja-aafriklased aga. Marokko ei kuulus siia. Alžeeria, Liibüa, nemad ei pea end aafriklasteks. Nad ei pea. Peavad end aafriklasteks. Paljud neist on väga radikaliseerunud. Ma olen rassistlik. Ja äärmiselt rassistlik, jah. Nii et kui keegi küsiks mult, kus veel mandril oled käinud, siis mul pole mingit soovi teatud kohtadesse minna, eriti just nendesse, sest seal öeldakse sulle otse, kes sa oled. Nende jaoks olen ma lihtsalt üks helmes. Nende jaoks olen ma ori. Nad ütlevad sulle otse, kelleks nad sind peavad. Nende jaoks olen ma koer. Ma olen mitte keegi. Mõelda, et sellist mõtteviisi võiks nüüd kasutada ja hakata üht riiki demoniseerima lihtsalt sellepärast, et see on sisenemispunkt, on vastutustundetu. See on lihtsalt kurb, sest teate, see on keeruline olukord. Ja viimane asi, mida ma tahan näha, ja see on põhjus. Iisrael, mulle tundub, et meil puudub nüansirikas diplomaatiline kultuur. Teate, see juhtus. Üldse mitte. Pole meiega mingit pistmist. Jah, muidugi nad süüdistavad meid. Need idioodid süüdistavad meid alati. Aga ärme hakka endale rohkem vaenlasi tekitama, kui meil juba on. See on kõik, mida ma ütlen. Ma ei tea, ma arvan, et asi ongi selles, nagu sa ütlesid, see on väga keeruline. Mul ei olnud kindlasti hea tunne neid videosid vaadates. Ma vaatasin neid videosid õudusega ja mõtlesin, oh jumal, need vaesed inimesed, sest muide, mõlemal poolel, sest neile öeldakse ilmselt, minge, piirid on avatud, meil võib olla suurepärane. Nii oligi. Ja siis nad satuvad kokku, tead küll, ja siis näevad neid rüüstamas. Ma mõtlen, rüüstamas ja vägistamas. Keegi pole sellest rääkinud. Nad on vägistanud, eks? Sest sellistes olukordades juhtubki nii. Õnneks peavad nad siit veel teise laeva võtma, sest Euroopa mandrile jõudmiseks tuleb neil veel teisele mandrile pääseda. Nüüd Hispaania võimud ütlevad, et nad on tagasi tulnud. Enamikust ma ei usu seda. See on tõsi. Emily, kuidas sina ütlesid? Kas sa näed seda? Ma ei usu neid. Tead, ma näen mõlemaid seisukohti. Ma saan aru, et ma ei tea, kas on sobilik, et see tuleb Denise Tonilt, aga ma mõistan ka argumenti Hispaania vastu. Minu arvates ei ole see siiski ainult Hispaania probleem. Ma mõtlen, et kogu Euroopa teeb sama asja. See on omamoodi enesetapp. See on nende endi süü. Nad teevad seda ise endale. Ja see on kahetsusväärne nende inimeste jaoks, kes näevad, mis toimub. Nende eurooplaste jaoks, kes selle tagajärjel kannatavad. Tead, see oli väga hoolikalt korraldatud kampaania. For sure. Facebooki kaudu, hiiglaslikud Facebooki grupid, mis üritasid, me ei tea veel täpselt kes või millised rühmad nende gruppide taga olid, aga neis oli 100 000 inimesi. Aga mis mulle selle kogu olukorra juures väga kõnekas tundub, on see, et ma ei näinud ühtegi videot, ühtegi fotot, ühtegi klippi, ühtegi raportit, ühtegi tsitaati, mitte midagi kelleltki, kes ei oleks olnud sõjaväealine mees. Wow. Oh jaa, ma tean. Ja kui sa põgened riigist, sest tahad paremat elu, siis sa ei tee seda 22-aastaselt, noorena, ilma perekonnata ja koos 5000 teise eakaaslasega. See ei ole normaalne rändemuster. Ja me jätkame selle õigustamist, eriti Euroopas. Miks miljonid ja miljonid sõjaväeealised moslemitest mehed rändavad nendesse riikidesse põgenikena?
samal ajal jäetakse naised ja lapsed maha neisse põrgukohtadesse, kust nad sageli pärit on. ja ma tahan ka See on öelda, nii et see naeruväärne. ja sama asi toimub ka Ühendkuningriigis, kus kõik need paadid tulevad, need on kõik mehed. Kõik noored mehed. Tahtsin ka öelda, et tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et paljude inimeste jaoks, eriti just iisraellaste jaoks, oli see väga traumeeriv, sest see tuletas meelde 7. oktoobrit. Yeah. see oli paljude inimeste jaoks väga traumeeriv. Aga jah. Ja. Kuulda ja näha neid rahvahulki sisse tulemas ja samal ajal karjumas Allahu Akbar vallandas paljudes tugeva traumareaktsiooni. Noh, muidugi oli see nii. Ma mõtlen, me ei saa sellest traumast kunagi üle. Ja sellel teemal kahjuks iga nädal. Ja nad näivad kogunevat. Meil on suur lemmikrubriik Nädala värdjas. Olgu, Emiili, alustame sinust. Kes on sinu värdjas sel nädalal? No, jätkates meie viimase teemaga, minu nädala värdjas on Javier Bardem, näitleja. Jah, ta on Iisraeli teemal talumatu, aga viimasel ajal tundub, et ta on peaaegu kõiges muus ka talumatu. Igatahes ta jagas uuesti postitust kogu selle segaduse kohta Põhja-Aafrikas, Põhja-Marokos, väites, et Iisrael oli selle taga ja et see oli vandenõu. Sest ilmselt arvab ta, et noored moslemi mehed Araabia maailmas kuulavad, mida Iisrael neile ütleb. Mis? See on isegi Javier Bardemi kohta uus. Aga olgu muidugi, jah? Sest me armastame saata miljardeid inimesi Euroopasse, kus nad meid juba ei salli, et veel rohkem inimesi meid ei salliks. Ma mõtlen, et selles pole mingit loogikat, aga loomulikult korrati seda lõputult sotsiaalmeedias, mitte ainult Javier Bardemi poolt, vaid ka minu parima sõbra poolt kogu maailmas. Anna Gasparian, kes on juba mõnda aega oma vandenõuteooriatega juudi vastast joont ajanud ja see polnud erand. Ta postitas midagi sellist, et inimesed hakkavad ärkama. Vastuseks kellelegi, kes süüdistas Iisraeli kogu selle jama korraldamises. See on naeruväärne. Te kõik olete haledad, te kõik olete kaotajad ja te olete ka minu nädala tõprad. Väga-väga hästi need vastused. Ja jälle see Javier Bardem, ma ei suuda teda taluda. See mees käib ringi nagu kloun kefiehka. Teate küll ja süüdistab kõiges Iisraeli. See on esimene märk, et midagi on valesti. Kui sa süüdistad kõiges elus, nagu Jumal ütles, see on teine kord, kui ma tsiteerin, Jumal ütles täna, aga kui kõik on nagu, ta nimetab seda juudi 6 astmeks, kõiges maailmas saab süüdistada. Põhjuslik ahel juutideni. Seal sa oledki Javier Bardem. Ja ma tahan öelda midagi Hollywoodi inimestele, eriti neile juutidele, kes teda ikka veel tööle võtavad ja talle filme annavad. Mida te teete? Mida sa teed? Sa reklaamid praegu sõna otseses mõttes Goebbelsiteks. Nii et kui tema seda teeb, siis sina peaksid ka oma osa tegema ja ta välja jätma. Nii nagu kõik need ajumädased antisemiidid tuleks välja jätta. Mis ta nimi on? Ütles ka seda, mis ta nimi on? Ken Roth ka, see tüüp, kes seda kasutas. Ma mõtlen, aga sa pead tõesti olema haige inimene, et öelda, Iisrael tegi seda. Ja Amnesty International. Amnesty International on omadega läbi. Ma mõtlen asutaja. Grand või asutajad, nagu ma ei annaks neile kunagi. Ja. See on juhtunud. Organisatsioonis on seksuaalne väärkohtlemine, kiusamine. Nad on läinud, nagu iga juudi vihkajate organisatsioon lõpetab lõpuks prügikastis. Ärka üles. Okei, Shoshana, kes on sinu tõbras sel nädalal? Okei, minu tõbras sel nädalal on Tony Punches. Ta on muusikaprodutsent, kes väidetavalt jättis Boy George'i maha pärast seda, kui Boy George andis välja oma uskumatult hea loo Ode in Your Code, mis põhimõtteliselt toetas Iisraeli ja juudi rahvast pärast 7. oktoobrit. Ja seal öeldakse, tead küll, laulus on nagu, sa saad jälle tantsida, me tantsime jälle. Ja väidetavalt ütles Tony, et ta ei taha selle lauluga mingit tegemist teha. Ja Boy George'i vastus oli, okei, meie vahel on kõik läbi. Kui sa jätad kellegi maha, kes on ikoon, lihtsalt sellepärast, et sulle tema laul ei meeldi või see ei ühti sinu poliitiliste vaadetega, siis oled sa tõbras. Sa oled lihtsalt rumal tõbras ja ausalt öeldes ka tõeline jobu. Ja ma tunnen, et piirid on tõmmatud. Need on väga-väga selged. Ja kui sa ründad kedagi, kes austab inimesi, kes on kohutavalt kannatanud ja ütleb, me tantsime jälle, ning sina ei taha sellega mingit pistmist teha, siis meie ei taha ka sinuga mingit pistmist teha. Absoluutselt, ja me näeme seda ikka ja jälle kunstimaailmas. Sina oskad sellest rohkem rääkida, sest see on sinu taust. Tead, minu sõbranna Elisa Rosenheck, kes oli meie saates 2 aastat tagasi, ta kirjutas raamatu nimega White Blonde Jew. Ta pidi korraldama raamatu esitlust Nashville'is.
ja raamatupood tühistas selle. Ei teavitanud inimesi, kes olid pileti ostnud. Ja kogu see vastureaktsioon käib nii palju, et hulk juute ütleb, et me avame oma kirjastuse, sest tundub, et keegi teine ei taha. Aga avaldada, kuidas haiglad ja ülikoolid kõik need aastad tagasi loodi, mis olid juutide omanduses ja juhitud, Nii, et me oleme tagasi selle juures. Nii Hollywood alguse saigi. Nii Hollywood alguse saigi, sest meid siia ei lubatud. Nii, et me lihtsalt lõime midagi muud. Ei, sina oled kunstitaustaga tantsuvallast. ma olen seda näinud, ma olen seda kogenud, mind on tühistatud, uuesti tellitud. See on terve omaette asi, aga seda kõrvalt vaadata, eriti kui nii palju inimesi on, ma ei suuda mõista, kuidas inimesed on ikka veel nii hirmul. Kui kunst on selleks, et esitada küsimusi, selleks, et alustada vestlusi. see on juba niivõrd üle võetud, et see on kõik vale. See on kõik vale. Sest kui sa tõesti tahaksid esitada küsimusi, alustada vestlusi ja ehitada sildu ning kasutada kunsti omamoodi diplomaatiana, see on läbi, jah. Sest nad loevad kõik sama stsenaariumi, nii et Mazal Tov, Javier Bardem teeb täpselt seda, mida ta peaks tegema. Täpselt samamoodi nagu äkitselt, väidetavalt, kui see juhtus, väideti, et ta kavatseb oma mõisa tavada. Aga see ei lähe kokku sellega, et öeldakse, et teda ei palgata midagi tegema. See ei lähe kokku sellega, et sa seisad VIP-loosis ja teed kontserdil niimoodi. Sest kui sa oled kõik kaotanud, kuidas saab see ikka veel sinu elustiil olla? See ei ole loogiline. See ei ole loogiline, sest see kõik on vale. See on lihtsalt etendus. Tead, ma tegelikult just lugesin täna hommikul BBC-st, usu või mitte, et Massive Attack, see bänd 80-ndatest ja 90-ndatest, mida ma mäletan, Singapur. Nad võtsid välja Palestiina lipu ja Singapuri, seal ei ole läbirääkimisi. Ei mingid kui, aga või millal, sa ei tohi. Muide on ebaseaduslik tõmmata riigis välja võõra riigi lipu. Kõigil peaks see seadus olema. Ka AÜE-s on see olemas. Nad arreteerisid nad. Nad võtsid nende passid ära, uuriti neid tundide kaupa ja nad olid nagu, me tegime seda ainult solidaarsuse näitamiseks, tead mis. Mitte igal pool maailmas ei ole samad vabadused, mida teie ära hellitatud lääne inimesed arvate, et kõigil on. Isegi avalikus kohas nätsunärimise kohta on neil reeglid olemas. Täpselt. Ma mõtlen kohas, kus on reeglid selle kohta, et kui sa viskad nätsu maha, siis saad vangi. Sellises kohas on minu arvates isegi gei olemine endiselt keelatud. Ei, sa ei saa näidata oma väikest vaba Palestiina mängulippu. Okei. Igatahes hästi. Valeri, kes on sinu selle nädala tõbras? Keegi meelelahutus maailmast. On. See on he. Kes on uus? Vaata seda. Ma ei usu, et lootus on see, mida meil vaja on. Ma arvan, et oluline on täpne teadlikkus sellest, mida me tahame oma hetkedega teha. Kuidas ma igas hetkes loon keskkonda, mis on aksepteeriv ja armastav ning rohkem suunatud inimloomusele igal hetkel. Ja mõnikord on see tõesti raske, sest mõnikord toimub maailmas mingit imelikku jama ja see on nagu, kas ma ütlen selle kohta midagi? Kas ma tõusen püsti ja proovin seda hetke inimloomuse poole suunata? Seda teevad tõeliselt julged inimesed. Greta Thunberg teeb seda. Me peaksime lihtsalt mõtlema, mis on meie viis nendes hetkedes, kuidas me tahame oma keskkonda inimloomuse poole suunata. Selles kipis asetata Greta Thunbergi põhimõtteliselt pedestaalile. Ta on just välja andnud uue albumi ja tema muusika on see, kus ta palub kõigil läbida mingi šamanistliku vaimse bla bla bla. Vabandust. Ma tõesti ei usu, et suudan kuulata kedagi, kelle isa käib ringi ja lööb inimesi ning ema on suhtes vennasõbraga. Ja nad räägivad sellest avalikult kaamera ees. Vennasõber. Ema magab vennasõbraga ja see kõik on avalikult teada. Mida teil on maailmale anda moraali mõttes? Ja inimesed hakkavad seda last kuulama ja ütlema, et sul on õigus. Greta Thunberg peaks olema piedestaalil. Ta teeb nii suurt vahet. Ta on messiaseks. Aga tead, kõik need lapsed olid koduõppel, okei? Tema vend seevastu oli tegelikult üsna vapper. Ma mäletan, see oli vist aasta tagasi. Keegi ajas teda mööda teed taga. Vaba Palestiina, vaba Palestiina. Ja tema vastas vabadus kõigile. Vaba armastus. Et sellist jama uskuda, mis sa teha saad? Mis sa teha saad? Olgu, minu selle nädala tõbras, minnes tühisest veel tühisema juurde, on idioot nimega Austin Franco. Ma arvan, et me rääkisime temast eelmisel nädalal. Ta on Cornelli ülikooli tudeng, kes põhimõtteliselt kandideeris tööle või oli tööle kandideerimas. Kui ta sai teada, et omanikud on juudid, ütles ta, ma ei taha juutide heaks töötada. Ta oli selle üle uhke
ta kuulutas seda välja ja see idioot on muudkui oma joru edasi ajanud. Ta käis Piers Morgani saates ja nüüd me teame, et Piers Morgan on Iisraeli suhtes sageli keeruline ja kallutatud, aga seekord ma olen siin koos Piers Morganiga, vaata, mis juhtus. Mul on olnud piisavalt ebameeldivaid kogemusi, et ma ei tahtnud nende läheduses olla. See on lihtsalt eelistus ja ma ei arva, et selles oleks midagi halba. Kui sul oleks probleem Aasia inimestega või kääbustega, eks? Näiteks oletame, et oled 10 kääbuse seltskonnas, eks? Ja kõik nad on sinu vastu väga õelad, nad astuvad sulle jalge peale. Õige, sa ütled, et okei, ma ei taha enam teie seltskonnas olla. Ja kui su ülemus on kuidagi kääbus, siis ütled talle, et kuule, ma ei taha sinu heaks töötada, sest sa oled kääbus. Tegelikult, kui sa ei pahanda, siis see, mida sa just ütlesid, on veelgi naeruväärsem, kas pole? Ma mõtlen, mis seal üldse pistmist on? Nagu sa ütlesid, kääbustega. Ma leian lihtsalt, et on uskumatult masendav, et noor mees, kellel on olnud privileeg õppida tippülikoolis, võib olla nii rumal või hullemgi veel, ei hooli sellest, mida sa räägid. Ja sellel on tagajärjed tohutule hulgale inimestele üle maailma, kes näevad noort, ülbet last, kes tahab jultunult propageerida antisemitismi sellistes intervjuudes. Häbi sulle ja häbi kõigile, kes on sind selliseks kasvatanud. Nii, et põhimõtteliselt hakkas see lobisev idioot võrdlema juutide vihkamist kääbuste vihkamisega. Ei tea, miks, mida kääbused talle teinud on. Või asiaatide vihkamine. Ta ütles, et tal on olnud häid kokkupuuteid juutidega, aga enamik mu kokkupuuteid juutidega on olnud negatiivsed. Ma ei tea, kellest sa räägid, aga sa oled idioot. Aga tead küll, jah. Huvitav, miks? Ja. Täpselt. Nüüd mulle meeldivad lurjused, kellel on õnnelik lõpp, nagu te kõik teate. Nüüd õnnelik lõpp on see. Tema vanemad viskasid ta kodust välja. Nii, et palju õnne proua ja härra Frankole, jah, et teil oli selgroogu, jah, ja et viskasite oma rikutud, privilegeeritud rassisti kodust välja. Ja kuulake, see nõuab palju. Me oleme emad. Võtab palju, et visata oma laps majast välja, sellepärast, et ta on idioot. Ja täpselt seda te oletegi teinud. Cornel see vastu ei ole teda välja visanud. Ei. Nad noomivad teda, aga nad ei ole teda välja visanud. Ja mis mind tõesti närvi ajab, on see, et see laps on nüüd 2 ühisrahastuskampaania peal, sest juudid ei kavatse teda tööle võtta. Sa ütlesid, et sa ei taha meie heaks töötada. Sa ei saanud aru, et see tähendab palju töökohti ja palju tööandjaid. Ja nüüd sa kurdad selle üle. Ja nüüd oled sa teinud teise ühisrahastuskampaania, sest su vanemad, vaprad inimesed, nagu nad on, kas sa valisid nad loosiga? Leia endale töö. Sa oled kaotaja, sa oled tõbras. Ausalt öeldes ma ei tea, miks me üldse raiskame sinu peale oma aega, aga ma pidin sind siiski ära mainima, sest sa olid sel nädalal eriti rumal. Nagu kellavärk, jälle ühisrahastus. Niipea, kui ma nägin X-is postitust, et mu vanemad on mind välja visanud, ütlesin ma, et kohe tuleb ühisrahastus käima. Põmm. Ja. Ma ütlen sulle, ma arvan, et ma peaaegu tahaksin teha tema vanematest kangelased. Ei, selleks on vaja palju julgust, et seda teha ja seista oma lapse eest. Jah, nii on. Hästi. Ja sellega läheme nüüd parandama oma räsitud hingi kogu maailma kurjuse ja õeluse keskel. Ja liigume edasi meie kangelaste juurde. Emily, kes on sinu selle nädala kangelane? Tead, lähtudes Shoshana Kaabaka valikust pean mina valima Boy George'i. Ma tean, et sa valisid tema eelmisel nädalal, aga ta on lihtsalt nii imeline. Ta väärib veel üht sellist mainimist. Ma mõtlen tema otsuse kindlust vastuseks kriitikale, mida ta selle laulu pärast on saanud, mis on täiesti nagu, sellest pole midagi vastuolulist. Kui sa just ei arva, et süütud inimesi peaks muusikafestivalil maha laskma, kui see pole sinu seisukoht, siis pole tõesti mingit põhjust, miks sa peaksid selle laulu vastu olema, isegi kui sulle Iisrael ei meeldi. Okay? Nii et kogu see vastuseis on hullumeelne ja mulle väga meeldib ning ma austan seda, et Boy George on lihtsalt vastanud, nagu sa ütlesid, ta ei hooli üldse. Ta liigub edasi täie jõuga, kogu oma energia ja jõuga, tehes mitu selget avaldust, et ta ei tagane. Ma ei muuda midagi sellest, kes ma olen. See olen mina. Selline olen ma alati olnud. Ma olen alati seisnud juudi kogukonna kõrval ja teen seda ka edaspidi. See ei tähenda, et ma tahan, et teised inimesed sureksid. See ei tähenda, et ma tahan sõda. See ei tähenda ühtegi neist asjadest. See tähendab, et ma keeldun alistumast sellele juudi vihkamise lainele, mis haarab Ühendkuningriiki, ülejäänud Euroopat ja ausalt öeldes kogu maailma. Nii et Boy George, isegi kui see sulle endale palju maksma läheb, olgu see siis tead otsus lõpetada koostöö inimestega, kellega oled aastaid professionaalselt töötanud, nagu Shoshana mainis. Või siis see, et sa ei olnud kindel, kas sind paluti või otsustasid ise lõpuks loobuda. Jeesus Kristus Superstarist, kus sa pidid sel kuul Ühendkuningriigis esinema Broadway etenduses või õigemini West Endi etenduses.
On väga pettumust valmistav, et pead nende tagajärgedega silmitsi seisma ja sa ei peaks seda tegema, kuid miljonid uued fännid toetavad sind samuti. Ja me oleme tänulikud sinu moraalse julguse ja visaduse eest diskrimineerimise ja vihkamise kiuste. Ja me seisame sinu kõrval täpselt nii, nagu sina oled seisnud meie kõrval. Amen, Emily. Ja ausalt öeldes siit The Quote'ist me tahame sind kutsuda. Boy George, tule Iisraeli kontserti andma. Ja see saab rahvast täis olema. Sul on suurim publik, mis sul aastate jooksul olnud on. Sa oled ikoon. Ma olen 80-ndate tüdruk. Nii, et tead, ma olin sinuga juba Comic Reliefi ajast. Ja me olime sinuga sinu sõltuvusprobleemide ajal ja siis, kui sa kapist välja tulid. Ja sellepärast sa oledki meiega, sest ma tean, et paljud juudid toetasid sind, kui sul oli raske. Ja ma arvan, et selle kõige parim lause on, kui sa oled segaduses. Ma seisan juutide kõrval, väga hea. See on tõeliselt ikooniline. Ma võtsin eile õhtul siin Iisraelis ühendust ühe oma produtsendist sõbraga. Ja ma ütlesin, palun, too Boy George siia. Nii et me jätkame Boy George'i kutsumist Iisraeli, et ta teeks siin kontserdi. Ja me oleme kindlasti kohal. Ja tulgu ka meie saatesse. Me kutsume ta kindlasti saatesse. Ta sobib meiega suurepäraselt. Täpselt nii. Ja me kutsume sind otse siit. Okei, aitäh, Emily. Nii, Shoshana, kes on sinu selle nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on doktor Sagi Assa ja imeline organisatsioon Save a Child's Heart. 11-päevane beebi nimega Angel sündis Ruandas haruldase kaasa sündinud südamerikkega ja tema südame verevool kopsudesse oli tõsiselt piiratud. Pärast 4 haigla läbimist jõudis ta lõpuks kriitilises seisundis King Faisali haiglasse. Tema eest hoolitses teiste seas ka doktor Gerard Massago, Ruanda lastekardioloog, kes oli Iisraelis Save a Child's Heart programmi kaudu koolituse saanud. Ta võttis telefoni ja helistas oma endisele juhendajale, doktor Sagi Assale, paludes tal tulla Ruandasse, et aidata päästa beebi elu. Doktor Sagi Assa lahkus Tel Avivist vahetult pärast südaööd, lendas üle 4000 kilomeetri Kigalisse, liitus doktor Massagoga, et teha õrn protseduur vastsündinule, kes kaalus vaid 2,5 kilogrammi ja ta naasis samal päeval Iisraeli. Juba üle 30 aasta on organisatsioon Save a Child's Heart vaikselt muutnud elusid üle kogu maailma, alates 95. aastast. Organisatsioon on päästnud üle 8000 lapse elu 75 riigist, koolitades samal ajal arste arengumaadest, et nad saaksid koju naasta ja hoolitseda järgmise põlvkonna eest. See on Iisrael siis, kui keegi ei vaata. Riik, mille arstid istuvad keset ööd lennukile, et päästa 11-päevane beebi. Riik, mis jagab oma teadmisi, et teised riigid saaksid hoolitseda oma laste eest. Riik, mis mõõdab edu mitte ainult tänaste päästetud elude järgi, vaid ka nende arstide järgi, keda ta koolitab homsete elude päästmiseks. Need lood jõuavad harva esikülgedele, kuid räägivad Iisraelist rohkem kui 1000 pealkirja kunagi suudaksid. Ja just sellepärast on doktor Sagi Assa ja organisatsioon Save a Child's Heart minu selle nädala kangelased. Noh, Shoshana, see on tõesti väga väärikas kangelane ja tegelikult siin GNS-is intervjueerisime ühte praegu Iisraelis viibivat laste südamearsti, kes saab siin koolitust, et saaks tagasi minna Zambiasse ja pakkuda oma kogukonnale elu päästvat ravi. Ja ta saab selle koolituse just siin. Nii et tead, me toetame seda organisatsiooni täielikult. Nii et doktor Asa ütles tegelikult, et minu töö mentorina on aidata sul omal jalal seista. Loomulikult. Aga kui sa mulle helistad, siis ma olen olemas. Ja see on tõesti uskumatu. Emana minu tütar sai lapse. Mu ema, jumal küll. Minu tütrel oli imikuna südamehaigus. Wow. Ja arstid, kes seal olid, päästsid ta. Jumal küll. Mul on arstide vastu eriline nõrkus, kes õpivad hoolitsema pisikeste beebide ja nende väikeste südamete eest, sest ilma nendeta paljud emad oleksid leinas. Absoluutselt. Ja las ma ütlen teile veel seda, mida inimesed ei näe. Me võtame vastu ka palju lapsi naaberriikidest, Araabia maadest, sealhulgas riikidest, kes siiani ütlevad, et me oleme nende vaenlased. Ja sealhulgas lapsi Gaasast, Juudamaalt, Samaariast, Jordaaniast ja mujaltki. Sa ei leia seda kunagi uudistest, aga see ongi Iisraeli eetos, elude päästmine. Ja me töötame parema tuleviku nimel, kus poleks enam erandlik, et me võtame vastu vaenlasi, ravime neid ja päästame nende elud. Ja et nende vanemad oleksid piisavalt tänulikud, et ei paneks sellele samale lapsele midagi külge ega aitaks tal tappa hulka inimesi. Me elame selle päeva nimel. Amen. Amen. Pelami, kes on sinu kangelane, kallis? Minu kangelane. Minu kangelased ei ole ainult haredid, vaid kogu usklik kogukond. Ja ma valin oma sõnu väga hoolikalt, kui ma seda ütlen. Mõni nädal tagasi pidasime šabatti ja märkasime, et üks kohvik oli avatud ning alt kostis palju müra.
olin sõprade juures Shabbati ajal ja vaatasime välja ning see on ühes keskuses Elamu kompleks otse siin Jeruusalemmas. Ja kui me esimest korda nägime, mis toimub, vaatasime kõik üksteisele otsa ja mõtlesime, see ei ole okei. Me ei peaks niimoodi käituma. See on keelatud. Miks see toimub? Ja mul oli sõber, kes läks alla uurima, mis toimub. Jälle kordus vestlus. See on halb. See. Rohkema teabega, et seal oli Haredi kogukond, kes hüüdis Shabbat, Shabbat, Shabbat. Ja kõik videoklipid, mida sa nägid, näitasid, kuidas nad karjusid Shabbat, Shabbat, mis tegelikult siis teeb täpselt seda, mida ma kohe selgitan. Missionäärid. Neil on üks töö ja üks kohustus. Nüüd, see ei kehti kogu Kristuse kohta. See ei hõlma kogu usku. Ma kuulusin enne juudiks saamist kristlikku usku. Mul on väga selge arusaam sellest, mis on õige, kui sa ei kasuta sundi ja tuled tõeliselt armastuse kohast, kus me peaksime suutma koos eksisteerida. See ongi Jeruusalemm. Ükskõik mis usku sa oled, me kõik saame koos eksisteerida. Aga minu probleem ja mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks oli see, et see tõi esile veelgi sügavama vestluse, kus juutide kõige pühamal päeval toimub nüüd arutelu selle üle, miks kohvik on avatud. Kohvik võib täiesti vabalt olla avatud. Jeruusalemm ongi mõeldud kõigile. Aga mida me tähele ei pane on see, et nende missiooni raames, kui kasutatakse sundi, juhtub see, et lõpuks saadakse klippe ja pilte ja mida iganes, mis ütlevad täpselt seda, mida välismaailm tahab. Haredid ja juudid sülitavad kristlaste peale ning nad on vägivaldsed inimesed. Ja ongi kõik, ainult selline kuvand jõuabki välja. Ja siis mida nad oma missiooni ja eesmärgiga teevad, on see, et nad kasutavad mitteusklikke juute, et öelda, tead mis, nüüd me tuleme ja toetame teid, sest me ei toeta sellist käitumist. Ma saan aru. Seal oli kohvik, kus tehti masinatöid. Mis on avatud. See on sundus, sest see on tegelikult missionitöö. Nad on missionärid. Nad on missionärid ja see ongi nii. See on Shabbatil avatud. Jällegi, mul pole selle vastu midagi, aga see tekitab lõpuks hoopis teistsuguse arutelu nende inimeste üle, kes on usklikud ja selle naabruskonna üle, kus nad on usklikud. Sest siis on see peaaegu justkui nimme, see ongi see, mis juhtuma hakkab. Aga jällegi, see on palju sügavam vestlus. Aga ma tahtsin väga selgelt öelda, et meil on sõpru, kes on kristlased üle kogu maailma. Kristlased elavad siin. Kristlastel on kodu Iisraelis. See on kodu kõigile, kõigi usundite järgijatele ja ka neile, kes pole usklikud. Aga me peame olema väga ettevaatlikud teatud inimeste poolt kasutatava sunduse suhtes. Rühmade. Teatud inimrühmade poolt ja meil kõigil on neid. Igas rühmas on alati äärmusi. Seda aga kasutatakse väga sundiva vahendina ja me oleme seda korduvalt näinud. Ja enne kui arugi saad, hakkavad juudid end tagasi tõmbama, öeldes, ei, nad hakkavad meid kõiki nägema ühe rühmana. Ja tasapisi ootamatult jõuadki sinnamaani ja me oleme seda näinud Aafrika mandril juba ammu enne, kui araablased selle koloniseerisid, siis tuli Kristus. Enne kui arugi saad, kui oled juut, koputatakse su uksele ja öeldakse, kas sa tead ja oled kuulnud meie issandast Jeesus Kristusest? Me oleme seda korduvalt näinud ja see lihtsalt toob esile midagi palju sügavamat, millele me kipume mitte tähelepanu pöörama. Lihtsalt, et kõigil oleks selge, teiste usku pööramisele suunatud tegevus selles riigis on ebaseaduslik ja igaühe, kes seda üritab teha, võidakse riigist välja saata. Kuid tõde on see, et enamik tänapäeva evangeelseid kristlasi, kellest paljudega mul on väga tugevad suhted, on spetsialiseerumine. Nii et peab olema selge, et see on väga väike ruum. Väike. Ja see ei esinda selle riigi kristlasi ega Iisraeli toetajaid üle kogu maailma. Aga kindlasti, vaata, ma ei tea, kas me saame öelda, ma ei usu, et ultraortodoksid arvasid, et nad töötavad missionitöö vastu. Nad lihtsalt tegutsesid, kui sa minult küsid, inimesena, kes tegeles sellega iga päev oma elus, kui ma olin linnavalitsuses. Nad lihtsalt arvasid, et nad kampaaniad teevad avatud kohviku vastu Shabbatil, millega mul on probleem. Sest mida sa ütled? Kõik. Aga jah, need on need sisemised vestlused, mida me pidevalt peame ja see on õige, et sellele tähelepanu pöörata. Valgus, lihtsalt valgus. Valgus, süttinud, olgu. Kes on sel nädalal minu kangelane? Minu selle nädala kangelased on üks paar, väga-väga eriline paar. Tema nimi on Saša Trufanov ja ta veetis 498 päeva Hamasi vangistuses. Teda vigastati, piinati ja näljutati. Ja tema nüüdne abigaasa on Sapir Cohen, kes oli Hamasi vangistuses 55 päeva. Nüüd see paar külastas 7. oktoobril
peret Nir Ozi kiibutsis. Nad kõik võeti vangi. Sabir viidi minema, ma arvan, koos Saša ema ja teiste pereliikmetega ja koos tema emaga vabastati nad 55 päeva pärast. Ja selle armastusloo juures on ilus see, et kui ta oli veel vangistuses ja arvas, et tal pole lootust vabaneda, ta palvetas, et naine leiaks kellegi teise. Ta palvetas, et naine saaks oma eluga edasi minna. Samal ajal, mida tegi Sabir? Temast sai oma mehe vabastamise eestkõneleja. Ja ta vabastati veidi vähem kui aasta tagasi. Ja tead, kui oled sellistest traumeerivatest olukordadest läbi tulnud, siis ma pole kindel, et paljud paarid jääksid kokku. Kindlasti oli ka teisi paare, kes ei jäänud kokku, mõned lahutused. Ja nad abiellusid alles eile. Ja nad on nii armsad, sest teil on ühine Instagrami konto. Ja neil olid need kaunid pildid. Ja isegi nende Instagrami konto kirjelduses on kirjas, me oleme inimesed, kes on valinud elu. Nüüd on väga lihtne öelda, ma valin elu, kui sa ei ole surmaga silmitsi seisnud, nii nagu nemad mõlemad. Eriti Saša, aga tema oli Hamasi käes vangis. Ma olen kindel, et see polnud ka tema jaoks kerge. Ja see, et ta imekombel koju tuli, et nad pärast nii pikka aega oma suhte taastasid ja nüüd sel nädalal abiellusid. Yeah. Minu jaoks on see õnnelik ja kangelaslik lugu, eriti kui me kuuleme nii südantlõhestavaid lugusid. Näiteks noorest naisest, kes just võttis endalt elu, sest ta on endiselt traumeeritud sellest, mida ta Nova festivalil nägi ja kuna ta kaotas seal oma parima sõbra. Ja nii oleme me silmitsi seisnud paljude nende traumeerivate lugudega. Lugudega inimestest, kes ei suuda üle saada neist õudustest, neist barbaarsetest asjadest, mida nad nägid 7. oktoobril. Tead, vägistamised ja pea maharaiumised ning moonutamised, need juhtusid. Ja see, et need 2 noort inimest, ma olen tegelikult kohtunud Sašaga ja ta on nii armas. See, et need 2 noort inimest suutsid sellest üle saada ja leida oma õnneliku lõpu, vaatamata uskumatule traumale, on minu jaoks Hatikva, mis on meie rahvushümn, lootuse hümn. Ja nad mõlemad on kangelased ja Mazal Tov. Mazal Tov teie imelise pulma puhul. Ja selle rõõmsa noodiga lõpetame ning palvetame nende süütute inimeste vabanemise eest Iraanis ja süütute inimeste vabanemise eest kõikjal. Meie sõdurite tervenemise eest ja nende vanemate tervenemise eest, kes on kaotanud oma lapsed. Ning et meil oleks parem piirkond ja parem lootus tulevikuks. Näeme järgmisel nädalal.